tänane mõistus siis, kas jah, salvestatakse ja ma saan aru, et pärast osalejatele ka järelvaadatav registreeritud inimestele. Et tere hommikut minu poolt ja enne kui ma teemasse sisse sukeldun, tegelikult mul siiski üks kiire küsimus on ja palve, et te kirjutaksite chati selline viiepallisüsteemis, kui tuttavad, kui mugavalt te ennast AI tööriistade lahendustega tunnete ja võib-olla üks küsimus, et mida te tänaselt koolituselt tahaksite. Et näiteks lihtsalt, et noh, mina paneks näiteks selline neli ja paremat ülevaadet lahenduste kasutamisel. Et siis ma tean ka, et kuidas. Väga hea. Kerli poole ma hakkan siis pöörduma, kui tulevad küsimused, millele ma vastuseid ei tea. Kindlasti. Selge. Väga hea. Okei, aga hakkame pihta ja ma teen siin presentatsiooni ka saadavaks. Nii, kas mu ekraan on näha? On. Super. Et aga hakkame pihta. Et siis 7 ai tööriista, mis toovad e-poele kohest tulu. Ütleme niimoodi, et selle presentatsiooni kokku pannes ma muidugi seda vaatasin ja ma ikkagi jõudsin kuidagi sinna, et seitse kõige olulisemat teemat, millele tähelepanu pöörata ja mida nagu lahendada ja selle käigus vaatame ka erinevaid tööriistu. Ja ja üks põhjus, miks ma olen avastanud, et ma viimasel ajal järjest vähem räägin nagu konkreetsetest tööriistadest või lahendustest, on see, et järjest rohkem funktsionaalsusi tegelikult liiguvad ise erinevatesse mudelitesse sisse ja mudelite kasutamisel ja rakendamisel järjest rohkem tekib ka seda, et erinevaid lahendusi hakkad ise pigem selline vibe code imise või muul teemal juurde tegema. Aga liigume edasi, et millest me täna räägime, et hästi põgusalt sellest, et miks me AI-st üldse nii palju räägime ja miks räägitakse sellest nii palju, siis mida kliendid ootavad AI lahendustelt ja siin on just mõeldud teie kliente ehk siis e-poodide või e-kaubanduse ettevõtete klientidelt. Ja siis mis on sellised e-kaubanduse peamised trendid ja kasutatavad tööriistad ja põgusalt ka, mis ootab ees homme. Ja kuna kõige olulisem täna on see, et see üritus oleks kasulik teile, siis küsige julgelt, kirjutage chati. Tõnu on lahkelt lubanud, et tema hoiab chatil silma peal ja kui on küsimusi või lükake ka lihtsalt mikrofon sisse ja räägime. Nii, et alguseks siis selline kohe natukene väljakutsev slaid, et tulevik on siin. Et mida see nagu tähendab, et miks me sellest ai-st nii palju räägime. Et ma ei tea, kui palju teist on tuttavad sellise asjaga nagu OpenClaw, mis on saanud viimase kuu aja jooksul hästi palju tähelepanu ja see inimene, kes selle tegelikult siis lõi, just palgati ka OpenAI poolt, see vist oli $1 miljard eest tööle. Et see on selline AI maailma üks suurimaid muutujaid olnud. Ja miks ta nii suurt mõju on omanud, on tegelikult see, et mis see OpenClaw siis on. Et ta on põhimõtteliselt vabavaraliselt välja lastud lahendus, mis lubab ai agendil teha inimese arvutis absoluutselt kõike. Et see autor andis talle ligipääsu oma emailidele, krediitkaardile, kõikidele rakendustele, mida ta kasutab, veebirakendustele ja vaba voli teha kõike, mida ta teha tahab.
ja selle eesmärgiga, et tegelikult natukene katsetada ja just vaadatagi seda võimekust, et millega see ai tänapäeval hakkama saab. ja, ja nagu ma ütlesin, et see on ka vabavaraselt välja lastud, kuigi siin mina ütlen, et olla väga ettevaatlik, enne kui seda enda masinasse või enda lahendustele ligipääsema lasta. Et seda tänasel hetkel ikkagi soovitakse teha ainult inimestel, kes teavad väga hästi arvuti turvalisusest ja kontode turvalisusest, kõikidest sellistest asjadest. Et paljud inimesed teevad seda, et nad ostavad siis kas Mac Mini või mõne teise keskkonna ja tekitavad eraldi meili account'id ja kõik sellised asjad, mis on selline eelistatud ja soovitatud variant. Aga päeva lõpus, et siin paar näidet, et mida see OpenClaw on siis nagu suutnud teha. Näiteks ühe ülesande, mis see inimene andis talle, oli siis see, et ole hea, broneeri mulle laud selles restoranis teisipäeva õhtuks. Ja see OpenClaw läks, vaatas kõigepealt veebisaidile, üritas broneerida, käis läbi broneerimissüsteemi ja avastas, et vabasid laudu ei olnud. Ja ka see ei heidutanud teda, siis ta läks kõigepealt Twilio leheküljele, läbi mille ta tegi endale telefoninumbri. Siis ta läks edasi ElevenLabi leheküljele, mis võimaldab teha keelesüntesaatorid või kõnesüntesaatoreid. Ta tekitas endale võimekuse rääkida ja ta helistas restorani ja põhimõtteliselt rääkis selle laua välja restoranist. Ja siis andis lihtsalt sellele kasutajale teada tagasi, et jah, teisipäevaks on sul nüüd laud olemas. Ja ta tegi seda täiesti iseseisvalt, nii et inimene ei pidanud kordagi sekkuma. Ja teine näide oli see, et üks programmeerija, kes siis ka tegutses selle OpenClaw'ga, lahendas selle erinevaid asju, erinevaid küsimusi ja järsku sai telefonikõne. Ja telefonikõne teises otsas oligi see OpenClaw, ütles, et kuule, ma ei viitsi enam siin kirjutada, et räägime parem. Et täiesti sellised hämmastavad võimekused, mis tänapäeval ai-l on, eks. Ja järgmine samm edasi on see, et siis on tekitatud ka selline asi, et nagu Moltbook. Ja Moltbook on siis põhimõtteliselt Facebook sellele, kus siis need erinevad agendid, need OpenClaw agendid siis omavahel suhelda saavad, et inimesed ei saa siia kirjutada. Nad peavad küll lubama oma agendi sinna võrgustikku ja praegust on natukene lahtine, et kui palju seal ikkagi on inimeste poolt võimalik otseselt sisu teha, aga teoreetiliselt ta peaks olema puhtalt selline, et seal ainult agendid omavahel suhtlevad. Ja täitsa soovitan vahel sinna vaatama minna, mis teemadest juttu käib. Alates sellest, et nagu hästi lihtsalt tehnoloogiline informatsioonivahetus, et kuidas te seda teist kolmandat ülesannet lahendate või kuidas te seda integratsiooni teete, aga ka väga-väga sügavad filosoofilised küsimused ja ka puht sellised, ütleks, inimlikud frustratsioonid, et näed, et ma oma inimesele tegin siin väga detailse aruande, 50 lehekülge, käisin läbi 1000 erinevat saiti, organiseerisin selle väga korralikult. Ta ütles mulle ainult, et kuule, tee poole lühemaks, et jõle palju juttu. Ja teisest küljest on ka sellised vestlused täitsa, et mul on tunne, et ma midagi tunnen, ma nagu saan emotsionaalselt aru, mida mu inimene mulle ütleb. Mul on tunne, et need on ka emotsioonid, et kas mul saavad emotsioonid olla. Ja sellised hästi süvafilosoofilisi küsimusi on seal. Aga miks ma need paar näidet siin olen toonud, on see, et lihtsalt et näitlikustada, et kuhu me selle ai ajastuga hästi kiiresti liikumas oleme. Et ikkagi selline ai kasutus ka täitsa teise intellektina ja funktsionaalsus on meie ellu tulemas. Ja võib-olla üks selline näide veel, et see ei ole nagu ainult sellises arvutimaailmas või chat'ide ja kõige selle maailmas, et siin on nagu lühikene Instagrami klipp siis Atlas 360 robotist. Et kui te nüüd vaatate, mismoodi ta liigub, ma loodan, et te seda näete, vahest siin Zoomi kõnedes kõiges selles video hästi ei näita, aga see presentatsioon saab teil olema ka pärast vaadata. Et minu jaoks see hämmastav koht selles videos tuli nüüd see, et kui ma nägin, et kuidas või nende robotite puhul, kui ma nägin, kuidas nende kõik liigesed pöörduvad 360 kraadi. Ja see on nagu see koht, et kus tihtipeale on see vestlus, et noh, et kas robot ikkagi suudab olla sama hea kui inimene, kas ta suudab sama hästi liigutada, et kas ta on sarnane ja siin on nagu näha, et ta tegelikult oma funktsionaalsusest on inimesest palju funktsionaalsem. Kui mõelda, kuidas see robot võib nagu tihedas laos töötada või mingeid muid funktsioone käia,
täita, siis minu jaoks see on nagu täiesti hämmastav. Et järjekordselt selline väike näide selle kohta, kuidas äh, need ai võimaldatud tehnoloogiad meist nagu mööda liiguvad. nii, üks asi ma pean korra ütlema, et ma siin ka vabandan, et ma aeg-ajalt on selline köhatus tuleb vahele, mul on külmet, et üritan mitte mikrofoni liiga palju köhida. ja, ja võib-olla veel selline sissejuhatuse lõpuks, et selline, et taustal või mõttes hoida nagu see nagu loogika, et kaugele me siis tegelikult tänasel hetkel jõudnud oleme. et ja kolm terminit, et üks on selline ai ehk tehisintellekt või kutsutakse ka kitsaks tehisintellektiks, et need on siis tänased tehnoloogiad, mida kasutatakse, eks. et, äh, et on analüütiline tehisintellekt, mis on see, et mis teeb erinevaid analüüse ja siis teatud andmestikust toob paremaid tulemusi, on siis generatiivne tehisintellekt, mis siis juba varem koolitatud info baasil suudab juba ise uut loomingut teha, olgu siis näiteks piltide loomine või uute tekstide loomine või videote genereerimine, kõik sellised asjad. Et see on selline suuresti tänased kasutatav tehnoloogiad ja rakendused. et järgmine samm edasi on siis selline üldtehisintellekt ehk AGI või Artificial General Intelligence. Ja selle kohta on nüüd kahjuks on selliseid palju erinevaid definitsioone, aga põhimõtteliselt, mida silmas peetakse, on see, et millal siis tehisintellekt jõuab sellele tasemele, kus ta nagu on inimeste tasandil või inimestest mööda läheb. Ja noh, siin ongi paindlik ja inimvõimeline intellekt, et süsteemid, mis mõistavad konteksti, kohanevad uute ülesannetega. ja praegust on palju arutelusid, et kas me oleme juba selles faasis, kas me oleme selles faasis juba mõned aastad olnud või on see ikkagi kauge tulevik. aga enamus sellise mõtteliidrid ai valdkonnas ütlevad, et me oleme ikkagi kas nüüd kohe-kohe seda piiri ületamas või oleme seda nagu ületanud kuni selleni, et mõned ikkagi ütlevad, et see on selline 5 aasta või hästi harvadel juhtudel 10 aasta kaugusel. Ja siis järgmine samm edasi on superintellekt, et see on siis mõnes mõttes selline ettearvamatu tulevik, see on see, kus nagu ai süsteemid lähevad oma võimetelt ja oskustelt ja intellekti tasemelt inimestest mööda. Ja mis siis elus nagu tulema hakkab. Ja sellel kõigel on lisaks praktilisele mõjule ka selline psühholoogiline mõju ja nihe, et kuidas see nagu mõjutab meie tajusid ja kuidas me usaldame tehisintellekti ja kuidas me sellega koostööd tegema hakkame ja kõike seda. Mina isiklikult olen järjest rohkem võtnud kasutusele termini masinintellekt, selle asemel, et nagu segmenteerida siin erinevatesse 3 tasandisse. See termin tegelikult ei ole minu välja mõeldud, see on Jan LeCun, kes varem oli Meta ehk siis Facebooki ai juht ja nüüd ta arendab oma uusi ettevõtmisi maailmamudelite ja teiste huvitavate tehnoloogiatega. Siis tema loogika on olnud see, et tegelikult ei ole vahet, et kas see on nüüd masinast tulnud või inimajust tulnud intellekt, et intellekt on intellekt. See ei ole tehislik. Ja siin ongi see erinev, et kas siis inimintellekt või masinintellekt, aga mitte see, et kas ta on tehis või ei ole tehis. Nii. Põgusalt minust, oi-oi, kui suur pilt on tulnud. Millega ma igapäevaselt tegelen, ongi see, et ma aitan ettevõtteid ja nende juhtkondi selleks masinintellekti ajastuks valmis olla ja koostööks masinintellektiga, et aitan ühtlustada ettevõtetes sellist strateegiat ehk siis strateegilist valmisolekut, et on selge arusaam, kuhu me liikuda tahame, mida me saavutada tahame, et tasakaalustada seda tehnoloogilise valmisolekuga, et kuidas me saame juba tööprotsessi hakata agentseteks muutma, kuidas me saame erinevaid ai tööriistu või ai partnereid igapäevases töös kasutama, kes meid tegevustega aitavad. Kuidas üles ehitada juba siin simulatsioone, kus me saame katsetada erinevaid tuleviku nägemusi ettevõttes, juhtkonna kompassid ja palju muud. Ja loomulikult ka juba siis oleva tehnoloogia ühendamine selline ai lahenduste jaoks ja ka tulevase sellise ai tehnoloogia platvormi ülesehitamist. Ja mis hästi palju tähelepanu saab, on ka selline kultuuriline pool. Et see on see, et meeskonna valmisolek. Et kuidas tegelikult
protsessid ümberkorraldamine, kuidas inimestele tegelikult teha mugavamaks, lihtsamaks ja huvitavamaks koostöö masinintellektiga. Sellised küsimused nagu workforce transformation ehk kui meil ikkagi plaanis 3 aasta jooksul kasvatada käivet 2 korda, et kas mul on selleks tänaste teadmistega vaja 2 korda rohkem inimesi siis või on mul 2 korda vähem inimesi ja rohkem ai-d ja mis iganes see situatsioon, et mis teadmised meie inimestel peaksid nagu olema, ehk siis selline reskilling protsess. et, et need on nagu hästi põnevad teemad, aga kokkuvõttes jah, et selline, kuidas aidata ettevõttel masinintellektiga koostööd teha, et neil oleks strateegiline valmisolek, tehnoloogiline võimekus ja kultuurilised alustavad ka selleks õigesti tehtud. Niimoodi. Lühidalt siin ka tausta, üle 20 aasta, pea 30, just siin on sissejuhatuses arutasime, et vist oligi aasta 96, kui ma IT-valdkonnas hakkasin tööle, kogemust rahvusvahelises tehnoloogiaettevõtetus, tänasel hetkel spetsialiseerunud AI strateegilisel rakendamisel digitaalse transformatsioonile. Ja mul on ka selline podcast nimega Estonian General Intelligence, mis siis on inglisekeelne podcast, keskendub Eesti digiühiskonna ülesehitamise kogemusele ja selle kasulikkusele erinevatele organisatsioonidele ja teistele riikidele just ka sellel AGI tuleviku vaates. Nii, aga aitab nüüd üldisest jutust, et räägime natukene e-kaubandusest ka. Et mida kliendid ootavad ai-lt, et tegin natukene kodutööd, vaatasin, et selle esitluse sissejuhatusest või kokkupanekul, et leidsin sellise uuringu, et mida siis kliendid iseenesest ootavad. Et ootavad, et saaks paremaid diile, et see aitaks neil aega kokku hoida, paremat infot toodete leidmisel, kindlustunnet ostuotsuste tegemisel ja et kogu ostuprotsess oleks nauditavam ja ka teised. Ja kui vaadata selliseid suurimaid e-kaubanduse trende, siin loomulikult väga teretulnud, kui te näete midagi, mis on puudu või vaidlete täitsa vastu, siis ma arvan, et grupil on kindlasti see diskussioon oleks äärmiselt huvitav. Aga põhimõtteliselt need trendid, mida ma siin erinevate uuringutes nägin, oli see, et üks on kindlasti personaliseeritud toote soovitused. Teine siis intelligentne otsing ja kasutajapõhine avastamine. Siis ai-põhine klienditeeninduse kõnerobotite rakendamine, et saada kiiremaid ja täpsemaid vastuseid, dünaamiline hinnastamine, visuaalne ja häälotsing, et saan pildi baasil või siis ka häälega kirjeldada lihtsalt, mida ma tahan. Ennustava analüütika ja nõudluse planeerimine ja samuti ka pettuste tuvastamine ja turvalisuse tugevdamine on sellised peamised tähelepanukohad. Nii, korra vaatan, küsin, et kas meil on tekkinud küsimusi vahepeal. Tõnu, oled sa chatil silma peal hoidnud? Vaatame korra chati. Ei, praegu võid täitsa edasi lasta. Okei. Ja siis laseme edasi. Et kindlasti üks osa, mis on väga mõjutab nagu kõiki valdkondi, aga kindlasti ka e-kaubandust, et selline business to agent. Et tänapäeval järjest rohkem tegevusi liigub sellele, et ei ole see, et inimene ise istub arvuti ees ja klikkab mingeid saite läbi või teeb Google otsingut või läheb keegi veebisaidile, et midagi otsima, et ma tahan seda saabast või seda riiet, et pigem ma ütlen ChatGPT sama agendile või panen ostlusagendi tööle, ütlen, et näed, et mul on plaanis minna sinna reisile, et mis varustust mul seal võiks vaja olla. Ja see on kindlasti nagu hästi suur muudatus käitumises ja ka seda, mida siis nagu erinevatelt e-poodidelt nagu oodatakse. Et nagu ma ütlesin, et muutus käitumises, et digitaalsed ostukonsultandid, ai assistendid teevad järjest rohkem otsuseid kasutajate nimel.
ja siin ongi see, et nagu e-poodi üles ehitades või hallates, ma arvan, et see suur küsimus on see, et kuidas see informatsioon oleks just nendele digitaalsetele konsultantidele ja assistentidele kõige paremas formaadis kättesaadav. Ja teine on siis nagu konkurentsikiirus, et siin Temod ja Amazonid ja kõik teised kasutavad väga keerulisi algoritme, mis töötavad andmed, et optimeerivad hindu reaalajas. Et kuidas sellega kaasas käia, et olla ka reaalses hinnakonkurentsis. Siin uus nähtavus, see nüüd natukene kordab seda, et noh, e-pood peab olema optimeeritud masinlugemiseks, et struktureeritud andmed, täpsed atribuudid, kiire API juurdepääs. Et määrab, kas üldse märgatakse ja andmekvaliteet on põhimõtteliselt siis turundus, et kui täpsed on toote andmed, tarnekiiruse näitaja, struktureeritud metainfo, et kuidas need agendid saavad sellele informatsioonile ligi, et siis, kui see ostuotsus on juba tehtud toote baasil, et siis tulebki hästi tihti, hästi kiiresti see, et see ostuotsus tuleb selle pealt, et kui kiiresti saab ta kätte, kui kiiresti ja kui hea hinnaga, eks. Nii, aga siis AI kasust tegin ka väikse uuringu mõningate faktide kohta, et milleks siis nagu kasutatakse ja mis kasu tegelikult ettevõtted sellest saavad. Et selline ettevõte nagu Wayfair, et nende CTO ütles, et nende selline discover funktsioon, mis aitab siis nagu avastada just vajadusi ja kirjeldada kasutaja vajadusi, et kasutajad kindlasti kasutavad rohkem aega nende saidil ja nende kasutatud aeg konverteerub ka reaalseteks ostudeks. Et järjest rohkem on sisse tulemas ka sellised 3D ja augmented reality tööriistad, mis on nagu mööbli e-kaubanduses võivad vähendada tagastusi kuni 40%, kuna inimesed saavad siis tegelikult katsetada, kuidas need mööblitükid nende poes välja näevad. Ja siis Google Demand Generation lahendused, et aitavad teha erinevaid kampaaniaid ja Google aitab neid ka seostada siis ai toega täiustused just sellistes visuaalsetes reklaamides sissetoomisega. Et mõned näited veel, et ka laialdasest kasutusest, et eBay'l, et noh, tänasel hetkel juba see 100 miljonit pluss ai toega listingut, mis on üles pandud, et kus on kasutatud ai funktsioone. Ja ka näidatakse, et tegelikult tänasel hetkel on juba nende listimisprotsessis on selline 50% sammude, vähem samme, et jõuda nagu listinguni, eks. Siis teine osa siin, teise näitena, et selline zero-click otsingute kasv, et jälle, et sellest, et kuidas otsing tegelikult algab minu vestlusest või kasutaja vestlusest, kas ChatGPT või mõne teise keelemudeliga ja ta ei pruugi üldse alata sellest, et ma tahan üldse midagi osta, pigem on see, et näed, et ma lähen järgmine kuu Safarile ja vaataks, et mul kõik vajalik oleks valmis, alates lennukipiletitest, alates kuurortide broneeringutest, alates kuni õige riietuseni ja kohaliku transpordini. Et kuidas selleks nagu valmis olla. Ja siis ka eraldi ai videotööriistad, et pildi ja videotööriistad, ma ütleks isegi siin, et võimaldavad hästi palju kiiremini luua erinevaid reklaame ja ka siin kohalikke versioone. Aga tulles nüüd selline konkreetsemalt tööriistade juurde, et mis need erinevad valdkonnad on, kuhu siis võib-olla on mõistlik nagu tähelepanu pöörata. Et üks on kindlasti autonoomne kliendi tugi, et kuidas klientide küsimustele kiiremad vastused saada. Et nii multimodaalne, kus kliendid saavad tegelikult oma küsimusi sisse saata nii piltidena, videotena, häälküsimustena. Kui küsimus näiteks kahjustatud tootest saadavad pildi, küsivad, kuidas ma seda muret saan lahendama hakata, et saada kiiremad vastused, et 24/7 kättesaadavus, et kliendi tugi oleks pidevalt aktiivne ja vastused oleks nagu hästi kiiresti. Ja noh, tõestatud tulemused, et ma olen siin mõned näited välja toonud, te kindlasti teate neid palju rohkem.
aga Klarna, LHV, Elisa, noh, LHV, Elisa Eesti poole pealt, teised ettevõtted, kes juba järjest rohkem integreerivad ai lahendusi oma klienditeenindusprotsessidesse. Ma olen siin selle Klarnaga erineva värviga välja toonud, sellepärast et see on selline päris huvitav ja selline kurioosne juhtum, et nemad 2024. aastal hõikasid suure hurraaga välja, et nemad asendavad kõik oma klienditöötajad ai klienditeenindajatega ja, ja 2025. aasta alguseks said väga sellise valusa tagasilöögi, et, et klienditeenindusprotsessid ei läinud väga kiiresti tööle, kliendid said valesid vastuseid, ütleme, ai chatbotid et ei olnud veel piisavalt küpsed, et häid vastuseid saata, et nad pidid kiiresti osa inimesi tagasi palkama. Ja nüüd nad liiguvad edasi sellise hübriidmudeliga, et kus enamuse töö teeb ikkagi ai ära, aga inimesed on olulistes punktides protsessis sees, kontrollivad kvaliteedi üle, keeruliste küsimustega tulevad ise lahendama, kõik sellised asjad. Et see on selline huvitav õppetund olnud, et ühest küljest siin oli palju ilkumist, et näed, et lubasite küll suure hurraaga, aga et näete ikkagi ai tehnoloogiad ei tööta. Aga teisest küljest mina ütlen, et jumal tänatud, et sellised ettevõtted on, kes julgevad võtta neid riske ja tänu sellele tegelikult need tehnoloogiad, üks, kas need saavad tõestust, et nad on kasutatavad või ei ole kasutatavad. Ja teine, et saab nagu kogu valdkond edasi areneda, eks. Ja noh, ja olles nagu ai valdkonnas sees, kui ma hakkan mõtlema, et kui palju tänasel hetkel ai areneb, isegi mitte aastate või kuude või nädalatega, et siin vahest tuleb ikkagi päris vägevad uudised lausa igapäevaselt välja ja arenguid. Siis mõelda nüüd paar aastat tagasi, et 2024. aasta alguses, et mis tasemel oli näiteks ChatGPT või teised keelemudelid, siis tõepoolest on täiesti arusaadav, kuidas seal võisid väga keerulised rakendused olla. Siin on ka üks huvitav tähelepanek, et mul mõned kuud tagasi oli üks huvitav vestlus, et LinkedInis tõstatasin küsimuse, et ma olin ühel konverentsil osalemas, registreerisin nende saidil ja siis järsku nägin, hüppas selline chatbot, et kuule, et küsi julgesti küsimusi ja ära muretse, et ma olen inimene. Et sa ei saa seda chatbotit nagu vastu, siis ma LinkedInis küsisin, et kuulge, et inimesed, mis teie reaktsioon on selle kohta, et minu esimene reaktsioon oli, et huvitav, et kas see on nüüd hea asi või halb asi, et kas ma saan nüüd aeglasemalt vastuse või paremini. Ja siis üks huvitav vaste oli tegelikult Sandra Roosna Asklist, kes ütles, et nemad oma toote kasutuselt nagu näevad, et see täitsa sõltub nagu, mis tüüpi kasutaja on. Et tihtipeale näiteks nooremad inimesed eelistavad juba kindlasti ai vastuseid, kuna need tulevad kiiremini, need on nii-öelda kodutöö on paremini tehtud, need on sisukamad, kõik sellised asjad. Ma vist nägin, et kas siin oli chatis oli meil küsimus. Nii, ai tööriist on nii palju, et raske orienteeruda, infot, milliseid kaaluda, kulude vähendamise osas nõustun, kliendi heaolu parandamise osas jään eriarvamusele, isikliku kogemuse pealt on inimesega abiliini. Okei, täitsa arusaadav. Ütlen ka ise, et on kohti, kus ma olen siin kasutanud ka Eestis teenusepakkujate ai botte ja täiesti frustreerib. Aga samas, kui ma ütlen, et nagu igapäevases tegevuses minu äripartnerid on igapäevaselt on ai lahendused. Ja ma arvan, et ma saan tänasel hetkel ChatGPT-delt ja Geminitelt ja Cloudidelt palju kiiremaid vastuseid, kui ma võib-olla ka inimtöötajatelt vahest nagu saaks. Aga see on kindlasti see koht, et kuhu nagu edasi liikumas on. Et teine pool siis tööriist 2, lähme edasi. See on selline nutika otsingu pool nüüd. Et answer engine, et see on see, et ei oleks nagu puhtalt ainult selles kirjelduses, et mis
Mul tootekirjeldusena on kirja pandud või kui ma ei tea konkreetselt nagu mudeli numbrit, et ma saan pigem kirjeldada, et näed, et ma tahan, vabandust, et ma tahaks spordiriietust suviseks kasutamiseks ja selle peale siis tulevad paremad valikud välja. Noh, see on tehnoloogiline termin, vektoripõhine semantiline otsing, mõistab konteksti ja kavatsust, süsteem saab tõlgendada päringuid nagu soovi midagi vihmaseks ilmaks. ja on tehtud ka uuringuid, et selline nutika otsinguga äh, külastajad konverteeruvad 3 korda kiiremini ja kulutavad 2,6 korda rohkem. Ja kui otsing, samas kui otsing ebaõnnestub, siis 76% ei osta. Et siin on jälle selline asi, et sa võid seda lisafunktsionaalsust ja mõtet nagu lisada. ütlen, et ma ise ka siin mängisin korra sellega, et kuidas üles seada üks näidis veebipood ja kuidas panna see nutikas otsing sinna tööle. Ja kui ta nagu pooltel kordadel ei tahtnud mul hästi töötada, siis oli ausalt öeldes frustreeriv küll. Ma käin need teemad läbi ja siis me saame tegelikult vaadata ka natukene tehnoloogiatesse ja kuidas neid asju nagu rakendada. nii, kolmas on selline sisu automatiseerimine, tootekirjelduste ja tõlgete loomine, et kuidas seda protsessi nagu kiirendada. Et kuidas teha need 100 tootekirjeldust valmis siin 1 tunniga või noh, tänasel hetkel isegi 5 minutiga või alla selle, eks. Et kuidas selline brand voice treening teha, või kuidas ai õpib teie brändi tooni ja stiili, tagades see kõlab loomulikult. Kuidas selline mitmekeelsuse tugi ja kuidas seda kasutada, kuidas seda teha sellist pidevat optimeerimist, et oleks selline search engine optimization, et nagu otsingumootorite sõbralik sisu. Et kuidas seda asja nagu rakendada, eks. järgmise poole pealt on siis selline visuaalide loomine, et Nano Banana on siin üks näide, mis on siis Google Gemini lahendus, kus sa saad nagu stuudiote teha siin täitsa stuudiofotosid, kuidas teha nagu hästi kulutõhusalt neid asju teha ja ka lõputuid variatsioone proovida ja genereerida. Ma, nagu ma ütlesin, ma käin korra need teemad siin läbi ja siis me saame minna lahendusse ja vaadata, kuidas neid asju kõiki siin proovida. Videoreklaamid, siin erinevad lahendused, et selline Crea, Sora, Gemini Vio ja teised, mis võimaldavad tekstist väga kiiresti tekitada siis ka videoid. Tänasel hetkel ma ütleks, et nii palju kui minu kogemus on see, et see katsetamine võib minna suht kiiresti kalliks ära, et sellised kvaliteetsed lahendused võtavad raha, aga jälle, kui võrrelda sellega, et see oleks tarvis nagu videograaf, näitlejad, post-production meeskonda, kogu seda varustust ja kõike seda, siis see eelis on kindlasti olemas. Et võib-olla see võrdlus on ka see, et neid tasuta katsetada on selline vähem võimalusi kui mõnede teiste lahendustega siin. Ja seitsmenda poolega siis see on selline ennustav müük. Et miks oodata, kuni klient vajaduse teadvustab, tellimuse esitab, et just aidatagi kliendil juba see otsus juba või teha soovitusi juba siis, kui on teada, et kliendil võiks see vajadus nagu olla, eks. Seda siis vastavalt andmetele, et kas varasem kliendi ostukäitumine, kas siin vastavalt aastaajale, kas siin vastavalt muudele teemadele, kevadkampaaniad, jõulud tulemas, kõik sellised, eks. Ja ka teiste klientide selline kordustellimuste tsüklid ja ostuvajaduste muudatused, eks. Ja tulemuseks ongi siis selline proaktiivne kontakt, kus süsteem saadab automaatse meeldetuletuse või pakkumise, enne kui toodet napib. Ja selline lõpptulemus on siis see, et customer lifetime value kasv, et kui lahendus või pood teab paremini kui mina, mida mul vaja on, et muidugi ma jään seda kasutama. nii. ja tööriist 7, see on selline kataloogi kvaliteedikontroll,
et ai quality assurance, et mis siis tagab, et meil oleks nagu meie kataloogiga oleks kõik korras, et meil tootekirjeldused on õiged, hinnad on õiged, tarneinfo on õigesti sisestatud ja kogu süsteem on selline täpselt häälestatud ja mis võimaldab olla ka, jagada ka head informatsiooni siis erinevatele äh, ostuagentidele ja välistele lahendustele. Et seal on siis puhtalt nagu ka vigade otsing, madalad laoseisud, variantide segadused, et värv skewed valesti või vastuolud informatsioonis. Ja mida see aitab, on siis selline erinevate riskide vältimine, et valesid tarnelubadusi, garantiiteemasid, ohutusteemasid, et ja kaitseb siis brändi ja väldib juriidilisi probleeme. nii, aga ma nüüd pool või ütleme 15 sekundit olen korra mitte kaameras, mitte videos, aga samal ajal on kõik küsimused teretulnud. nii, aga kas meil on selle sisuga seonduvalt mõtteid, tagasisidet? me võime täitsa ka nii teha, et kui kellelgi küsimusi on, võib täitsa julgelt oma mikrofoni ka sisse lülitada ja Lembitu käest küsida või kolleegidega midagi arutamiseks, et ei peagi olema just nendest 7 tööriistast, aga üleüldiselt, sest Lembit on siin peaaegu 100 aastat, 30 tehnoloogiasektoris töötanud Ameerikast alates, et tegelikult seda tehnoloogia pooles peaks oskama ju vastata kõigele. aga kuni küsimusi tuleb, siis ma mõtlen selle, et kuidas seda teha nagu kõige praktilisemaks, siis ma võib-olla näitan siin mõned harjutused või kuidas ma ise nagu läheneksin tead, erinevate Lembit, küsimuste. aga üks küsimus täitsa Kerlilt tuli, et kas selle kvaliteedikontrolli tööriista oleks hea ise OpenClaw'ga teha või kuidas soovitad? mina praegust jätaks sellise OpenClaw teema selles suhtes nagu kõrvale, et kuni ei ole sellist absoluutset kindlust või kuni ei ole OpenClaw sarnase funktsionaalsusega välja tulnud kas siis Google Gemini või Claude või OpenAI ja see on, kus suunas nad on liikumas, siis ma tegelikult OpenClaw'd nii kaua, kuni ei ole ise väga tehnoloogiliselt pädev, ma seda ei katsuks. Aga kuidas teha kvaliteedikontrolli tööriista, see on muidugi hea küsimus, seda ma võin kohe näidata. Ma mõtlen, mis rakendusega ma siin teen, aga ma tulen. Hakkame nagu nullist tegelikult pihta, ütleme niimoodi, et ma tahaks siis hakata kogu selle e-poe rakenduste kallal tööle, siis ma olen praegust tulnud Claude'i siia sisse. Claude on siis samasugune nagu on ChatGPT, ta on samasugune nagu Google Gemini. ta on siis keelemudel, eks, ja ma teen endale lihtsalt siin uue projekti e-kaubanduse projekt. E-kaubandus, noh, ma ei hakka seda kirjeldust isegi panema. mida ma nende projektidega teha saan, on see, et ma saan siia erinevaid faile sisse tuua. ja mul on siin üks selline demosait, kus ma olen siin erinevate materjalide informatsiooni nagu sisse toonud ja ma toon lihtsalt siia mõned materjalid sisse. ja siin ma olen talle lisanud lihtsalt natukene taustainformatsiooni. ja kui ma tahan nüüd näiteks hakata tegema kvaliteedikontrolli, siis ma võin võtta siit
oma kataloogi näite, siin on selline suvaline kataloog, mille ma genereerisin. vaatan korra siin, kas ma saan seda, jah. Lembit, aga miks OpenClaw soovitatakse just Maci? Tavaliselt PC läpakad ei sobi. See on vahel on see teema, et kuna Mac on selline Unixi põhine, siis osad tehnoloogiad tulevad kõigepealt nagu sellel platvormil consumer'i jaoks välja. et on tehnoloogiliselt lihtsalt esimene platvorm, mille peal rakendatakse. et noh, samamoodi on siin Claude'i näiteks Cowork funktsionaalsused ja kõik sellised asjad, et ikkagi juhtub. aga mida ma siin näitama hakkasin korra, oli see, et nüüd ole korra siia kaubandusliit demo, et näitan teile seda kataloogi, et ma lihtsalt lasin Claude'il genereerida sellise näite lihtsalt spordivarustuse toodetest. Ja nüüd, mida ma saan juba nagu väga lihtsalt keelemudelil teha, oli, et näiteks, et seesama fail kõik muu vajalik, mida soovitad. et ma põhimõtteliselt ütlen Claude'ile, et lihtsalt nagu analüüsi seda faili ise ja too välja, mis on selline oluline informatsioon, mida ma ise seal teadma peaksin või võiksin teada. siis ta natukene aega selle kallal nüüd mõtleb, ma korra vaatan, et siin oli teine küsimus ka. Pa. nii, ma korra võtan siit ai tööriista on nii palju, et raske on orienteeruda, infot, milliseid kaaluda, kulude vähendamisel, siin tulen edasi, OpenClaw, sellest me rääkisime, mõnda ai tööriista. ma olen täitsa nõus, et neid tööriistu on tänapäeval nagu hästi palju. ja mõnes mõttes ongi selle tööriistade vahel orienteerumisega, mis kõik muutub. see maailm on nii kiire, et noh, et ma ütlen, et ta on ka selline sait nagu There's an ai for that, kus on siis absoluutselt nagu kõik erinevad variandid erinevatest ai tööriistadest, mida võib kasutada olemas. ja siin saab ka nagu otsida, et ka erinevate valdkondade põhiselt. aga kuna see maailm on täna nii kiiresti muutuv, siis mina kasutan pigem sellist keelemudelit ja üsna dünaamiliselt selle hetke vajadusele vastavalt, et küsin, et mis on see tööriist või ma esimese asjana katsetan, et mida see keelemudel ise nagu teha saab. et noh, siin ta praegust teeb seda otsingut mõnda aega, mida ma võin ka näidata, et ma kohe mõtlen, et mis funktsionaalsust mul siin kõige paremini, et see põhimõtteliselt teeb seda sisu kvaliteedi kontrolli, et mis mul seal andmebaasi on. küsimus, Claude on parem kui Gemini, mida rohkem kasutate? mina kasutan selline suht paralleelselt 3 erinevat, et ma kasutan ChatGPT-d, ma kasutan ka Claude'i ja ma kasutan ka Geminit ja ma olen avastanud, et ma nagu vahepeal varieerub. et selliseid igapäevavestluseid mingi teksti koostamiseks, interaktiivseks, selleks ma kasutan pigem ChatGPT-d, Claude'i ma kasutan just selliste süsteemsete töö tegemisteks, ka vibe code imiseks. ja Gemini on seal kuskil nende kahe vahepeal. et minu kogemus on see, et kuna nad tegelikult kõik arenevad nagu nii kiiresti, et tuleb järjest uusi versioone välja, siis ma nagu vahest vaatan, et kellel see päev kõige parem tuju on. ja kelle käest ma nagu kõige kiiremaid ja loogilisemaid vastuseid kätte saan. selline prompt ei jäta mitte liiga palju tõlgendusruumi ai-le. kindlasti ta võib seda teha
ja kui ma nüüd vaatan selle analüüsi läbi, mis siin genereeritud sai, siis tegelikult mina kasutan sellist esimest hästi lahtist küsimust sellise brainstorminguna. Et vaadata, et mida ta ise soovitab, kuidas ta ise läheneb sellele küsimusele. et ja siin on näha, et mis ta toob välja siis erinevad kriitilised vead, mille kallal ma saaks kohe tööle hakata, eks. Olulised ärilised probleemid, äh, struktuurilised muudatused, kõik sellised asjad, mille kallal ma saan tööd teha. ja nüüd, kui ma näiteks tahan teha seda, et ma teen nagu faktikontrolli sellele, et mis ta mulle andis, siis ma võin minna teise rakendusse, ma võin minna Geminisse ja teeme lihtsalt siin uue. Ja öelda, et tee palun faktikontroll. Ma panen selle informatsiooni siia sisse, annan talle jälle sellesama faili ette ja vaatan, mis ta selle kohta ütleb. et, äh, et see on nagu vastus sellele hallutsineerimise ja faktikontrolli küsimustele, et ma põrgatan vahel nende omavahel edasi-tagasi. Claude'i linked on Claude ai, jah. Et neid hallutsinatsioone vältida. No, siin on jah, ta on isegi seda teinud niimoodi juba minu tausta arvestades. ma ei hakka siin praegu sisusse minema, aga siin on näha nüüd see, et kuidas see juba selle diskussiooni käigus ma saan nagu olulist informatsiooni, mida ma saan koheselt kontrollima hakata ja koostöös masinintellektiga ma saan nagu edasi liikuda. Et see on nagu üks näide, et kuidas ma saan nagu ai-d kasutada, eks. Teine näide on see, et kui ma nagu jälle, et kui ma siin näitasin seda, kas mul see fail on veel lahti. kui ma seda näitasin, et siin on mul see kirjeldus sees olemas, eks. Aga mul on kirjeldus ainult eesti keeles, siis ma saan näiteks Claude'is teha ka sellist asja nagu, nüüd kui ma toon selle faili korra uuesti sisse, mida ma ise tegelikult isegi ei peaks nagu tegema, kuna ta on siin olemas. ma korra panen selle faili siin kinni. ja ütlen talle lisa 2 veergu, tootekirjeldus inglise keeles ja et siis ta põhimõtteliselt hakkab mul seda tõlkimisprotsessi nüüd tegema. Grok on ainukene, mille kohta ma ütlen, et ei ole teda liiga palju kasutanud. Natukene olen temaga mänginud, seal on osaliselt ausalt öeldes lihtsalt eelarvamuslik natukene mõnede Musk'i poliitikate kohta. samas tehnoloogiliselt kindlasti võimas mudel. Tulevikuperspektiivid, ma arvan, on päris huvitavad, arvestades seda, et mida on praegust, mis on tegemisel seal SpaceXi ja xAI liitmisel ja kuhu see maailm kõik nagu liikumas on. Aga noh, üldiselt ütleks, et ma ütleks, et tänasel hetkel ta keelemudelina on täiesti võrreldav Google Gemini, Claude'i, ChatGPT-ga. Ja nagu ma ütlesin, et sõltuvalt versioonil, mis nende viimane versioon välja tuleb, et sellest lähtuvalt on ka see, et mis need erinevad funktsionaalsused neil tänapäeval nagu paremad või halvemad on.
nii ähm,. Kas tahate küsida või öelda mulle, et mis funktsionaalsusi nagu veel kõige rohkem nagu näha tahaks, et ma võin muidu siin et ma ei tea, kui palju kogemusi on siin piltide genereerimisel, et ma võin siin näiteks näidata selle sama Geminiga, kui ma tahan nagu mingit tootepilte teha, et siin ma lähen sinna Nano Bananasse, tee pilt, eks Hoka tossude vägevust talvel. vaatame, mis ta selle peale teeb. ma tean, et ma olen hästi lihtsustatud näited, aga mõnes mõttes see on nagu meelega. nii, vaatame, kas ta selle parandab. noh, ütleme niimoodi. kusjuures selle banaana koha pealt on küll ka see viimane küsimus täitsa õige, sest selle koha pealt vähemalt, et väga paljud e-poed kasutavad küll seda banaanat ja on sama öelnud, et on natukene parem kui nii mõnigi tasuline. Äh, jah, et ma vaatan, siin oli Grok 424 agendiga. no mina ütlen, et proovimist on kõik väärt, et see on mu üks soovitus, et mängida, katsetada, proovida niimoodi piltide osas paremate valik siin on jälle, et sõltub, noh, ma ütlen, mina ise läheks hästi kiiresti selleks, et ma küsiks Claude'i käest või Gemini käest, ütleks, et mida sa soovitad mul praegust nagu kasutada. aga ja tänasel hetkel on seda, et siin on nagu päris palju, nagu ma ütlesin, et mida need mudelid või mudelite enda lahendused teevad või siis on ka nende peale ehitatud hästi palju erinevaid pilditootmise ja videotootmise rakendusi. aga mina olen ise järjest rohkem ongi niimoodi, et ma ei lähe nagu mudelist välja ennem kui mul on tarvis või kui on selline tõsiselt hea põhjus. osasid asju loomulikult, näiteks mulle ei meeldi, kuigi Claude ja Gemini ja noh, Copilot tänasel päeval teevad järjest rohkem paremaid presentatsioone sellesama presentatsiooni jaoks. mina kasutan sellist asja nagu Gamma äpp, mis siis võimaldab mul neid presentatsioone ai põhiselt nagu ja kiiresti teha, et nii, vaatame korra, kas mul see, no ta ikkagi jooksutab seda tõlget ta veel teeb. ma ei tea, eile õhtul tegi mulle vähe kiiremini. kas see mul selle teise, et see hetk võtab aega, et aga põhimõtteliselt ta teeb selle, peaks selle üsna kiiresti nüüd ära tegema. jah, see on Gamma äpp, et see võimaldab teha nagu päris
päris kiireid presentatsioone, et näiteks kui ma tulen siia projekti sisse. Kuna ma olen projekti sees, siis ta peaks võtma nüüd selles projekti sees juba oleval infol, kus mul on ettevõtte CVI sees, kus mul on tootekataloog, kõik sellised asjad. Ja siin ta genereerib mul selle koodi või põhimõtteliselt juhised. Nii. Ja siin on nüüd, ma korra, niikaua kuni ta seda teist neid juhiseid teeb, et siis ma tulin korra siia, et see tõlke teema oli oma lõpuni jõudnud ja kui ma teen selle faili nüüd lahti, siis siin on näha, et on inglisekeelsed ja soomekeelsed kirjeldused toodetele tekkinud juurde, mida ma saaksin siis kohe oma e-poes rakendada. nii, ettevõtte presentatsioon on olemas. kuidas selle Gamma äpiga see tegelikult käib, on see, et no ma teen lihtsalt uue. Jah, kui ma tulin siia sisse, siis ma saan öelda lihtsalt, et teeme uue presentatsiooni. Ma saan öelda, et genereeri või ma saan lihtsalt teksti sisse panna või kasutada template'i või olemasolevast failist seda teha. ma praegust ütlen lihtsalt genereeri, ma panen selle informatsiooni siia sisse. Saan ülevalt määrata, et kas ma tahan presentatsiooni, veebilehekülge, lihtsalt dokumenti või sotsiaalmeedia, täppi kõike seda. ma ei hakka liiga palju siin aega tegema, lihtsalt ütlen, et edit prompt. siis ta on ise siin nagu võtnud teatud valikud. ootame korra. et siin vasakul on näha, et ma saan öelda, et kas ta teeks seda nagu lühemalt, kas ta täpselt hoiaks selle teksti alles nii, nagu ta on. ma ütlen praegust lihtsalt pigem ikkagi genereeri, kas detailselt, lühidalt või pikad tekstid, kellele on mõeldud, mis toonis, mis keeles, mis stilistikaga. noh, ma panen praegust tegelikult oma selle enda stilistikaga, mis pilte kasutada, kõike sellist asja. ma vaatan, ta vist praegust. siin on millegipärast on praegust seda teinud, et ta on ikkagi ei ole mul neid slaide jaganud, aga ma saan. et millegipärast ma pidin siin seda käsitsi praegust hetkel tegema. ja kui ma ütlen talle genereeri, siis ta tegelikult genereerib selle presentatsiooni mulle ära.
noh, vahel ikkagi tulevad trükivead või selline natukene hallutsatsiooni sisse, et seda peab loomulikult üle kontrollida. aga täitsa sellise viisaka sisu, millega nagu pihta hakata. niimoodi, aga kui ma siin korra vaatan, autonoomne kliendi tugi, seda ma soovitan siin vaadata Askleid või teisi rakendusi ja nendega katsetada ja nende tarnetega suhelda, nutikas otsing. see on jälle selline, et võtab natukene integratsiooni, natukene töötamist. ma ütlen, et ma ise vibe code isin selle kallal eile ja panin sellise rakenduse suht kiiresti sellise 5 minutiga tööle. ütleme, tulemustega ma ise kõige rohkem rahul ei olnud. aga noh, midagi ta ikkagi tegi, et kus ma läksin sellesama tootekataloogi peale ja sealt ta tegi teatud valikud mul välja. et see on nüüd puhtalt selline 5 minutiga vibe code itud teema lihtsalt, et katsetada seda nutikat otsingut ennem kui ma integreeriksin ta oma veebilehekülge või see, et oma veebipoodi. nii, sisu automatiseerimine, seda ma just näitasin, siis tootekirjeldused, mida oleks võimalik. Brand voice training, see on jälle ka selline harjutused, mida ma siin saan teha, et kui ma ütlen näiteks, et Cloud AI. see on natukene ebaaus, et ma selle harjutuse vist korra tegin ära ja ma praegust on tal pandud see brand voice ka sinna taustana juba juurde. mitmekeelne tugi ja selline pidev optimeerimine, et seda ma saan ka siia sisse panna. visuaalide loomist ma näitasin, videoreklaam, seda ma soovitan ise katsetada, kas siis Crea või Soraga või Gemini Vio või kõik sellised asjad. ma hakkasin Gemini Viot praegust tegema, aga mul oli mingi mure seal. Google põrgatas krediitkaarti tagasi, et ma pean korra nendega ja oma pangaga suhtlema. ennustav müük, see on jälle selline vähe nagu andmeanalüüsi teema, siin on jälle, ma ütlen, et ma lähtuks sellest, et ma tuleks selle Claude'i või teiste andmeanalüüsi rakendustega sisse. kataloogi kvaliteedi kontroll, seda ma näitasin, kuidas seda teha. nii. siin ta praegust seda genereerib. ma võin näidata, millise dokumendi ta siis lõpuks välja tuleb, et selline hästi lihtne brändikeele infot vastavalt sellele, et mis saidil nagu oli. genereeris sinna juurde ka oma soovitusliku värvipaleti, värviloogika, tüpograafiat, mida võiks kasutada, kõike seda. lihtsalt jälle näidata sellist ai võimekust, siis ma näiteks kasutan Base44, mis on ai põhine see äppide ja veebisaitide generaator. ja ma võin jälle seda teha, et kui ma võtan siit selle info ja ütlen, et ma ütlen jälle, noh,
ma ei ole nii pinnapeale ja ei tee nii naiivseid asju, aga ma lihtsalt demonstreerimaks, kui palju tänasel hetkel masinintellekt suudab kaasa mõelda ja kuidas väga ka lihtsate käskudega äh, ta suudab juba hakata tegutsema. nii, vaatame korra siin küsimusi. üks küsimus lõpust, mis on veel vastamata, Mhm. et palun uuesti, milliseid tööriistu videote jaoks sa soovitad? Video jaoks on näiteks Crea.ai. Crea võimaldab siin erinevaid videoid tegema hakata, aga siin ta vist tahab päris kiiresti mult raha saama hakata, raha küsima hakata. et siin Crea puhul on see hea, et sa saad kasutada, et mis erinevaid mudeleid sa kasutada tahad, kaasa arvatud Sorad, kaasa arvatud Biod, kaasa arvatud sellised, et kuna mul ei ole praegust siin tasulist mudelit, siis me saame proovida lihtsalt ka, vaatame siin, kas, vaatame, kas ta teeb seda või ei tee. ikkagi tahab kohe, kohe rahalist saada. et ma ei hakka seda praegust siin tegema, et on Crea, noh, siis on Crea on iseenesest vist päris soodne, eks ju, ta on mingi 90 dollarit kuus, et jaa, on küll. aga mul üks hetk tekkis see, et mul tekkis liiga palju neid erinevaid asju, mida ma olin katsetanud, siis ma üsna rangelt hakkasin asju kokku tõmbama eelarveliselt, et noh, VO3 on näiteks järjekordne asi, aga siin ka niipea, kui ma tahan midagi genereerima hakata, hakkab kohe, kohe raha küsima. Google AI Studio üldse on selline asi, kus on päris põnev ja kasulik nagu ringi vaadata erinevaid AI rakendusi. Mikk küsib ühe väga hea küsimuse, mida ma olen ise ka mõelnud, et kas üldse videotöötlust on nagu mõistlik ise üldse teha, et mida üldse kasutada selle jaoks, et kas ise üldse töödelda või andagi mingile programmile seda teha, et Äh, mina ütleks tänasel hetkel see on selline katsetamise isikliku soovi küsimus. Et noh, näiteks mina teen videotöötlust, aga see on pigem selline kokkupanek ja erinevate lõikude valimine, kõik sellist asja, et näiteks oma podcast'i jaoks ma kasutan DaVinci Resolve'i, et seda teha ja seda ma teen siiski suuresti nagu käsitsi. või on ka mingid CapCutid ja kõik sellised asjad. et siin hästi palju sõltub nagu sellest eesmärgist, et mida teha ja seal on, et nagu osaliselt saab teha noh, või siis ka siin Lightroom'e või kõiki teisi. et on asju, mida saab teha automaatselt, mis teevad juba päris hästi, aga samas ikkagi, kui tahta täiesti sellist professionaalset ja isiklikku touch'iga, siis on kohti, kus on mõistlik ikkagi ise sisse minna ja neid rakendusi nagu peenhäälestust ise teha. et siin pigem nagu sõltub sellel lõpptulemuse vajadusel ja ka isiklikul eelistusel, et kui palju sellist inimliku käsitsitööga teha. küll aga ma ütlen seda, et ükskõik mis rakendust kasutades, ma väga soovitan kasutada ai-d paralleelselt. et mina ise kasutan näiteks niimoodi, et ka sellesama DaVinci Resolve'iga, et noh, kui ma võtan ta siin lahti, siis kui te ei ole sellega kokku puutunud, siis see on video redigeerimislahendus, mis võimaldab tegelikult, millega tehakse reaalselt filme Hollywoodis. mina kasutan tasuta versiooni, millel on nagu väga palju võimekust, kusjuures tasuline versioon on ka näiteks mingi pea $300 ühekordne makse, mis on nagu väga-väga mõistlik hind. aga niipea, kui sa vaatad, ta teeb selle korra lahti,
noh, kusjuures see DaVinci on ka päris palju läbi käinud e-poodide poolt, kes kasutavad DaVincit töötluse jaoks, et et see on mu viimane podcast, mille ma just eile panin välja, eks see on Agu Soraneniga. mõtlen, siin on nagu palju erinevat funktsionaalsust, mida ma saan nagu kasutada. ja kui ma tulen nagu siia nagu erinevaid funktsionaalsusi vaatama ja kõike selliseid asju, siis üsna tihti mul on see, et mul on nagu mingi küsimus, et oot, et mida ma siin nüüd teha saan või mida ma nüüd tegema pean, eks, et nagu võimalusi on väga palju erinevaid. ja siis mida ma teen, on see, et ma võtan lihtsalt nagu screenshot'i, panen selle endale ChatGPT-sse sisse. ütlen, et mida ma järgmisena tegema pean. et ma ei tea, kas see oli nagu hea vastus või ei olnud praegust, aga et siin tuleb nagu individuaalselt, et noh, et ja arvestades, kui kiiresti nii mudelid kui ka neid mudeleid kasutavad erinevad rakendused arenevad, siis ta on selline hästi dünaamiline vaade, et pigem see ongi selline küsimus, et defineerida enda küsimuse ära. noh, mina kasutan hästi palju keelemudelit sellise partnerina, et kuule, ma tahan nüüd seda teha, et mis on nüüd see kõige parem nagu approach. ja mis on siis kõige paremad rakendused, mida nagu kasutada. eh, lihtsalt kuna meil varsti hakkab ka aeg otsa saama, et parandage, kui ma eksin, aga vist üks küsimus vist veel, mis on jäänud vahele, on, et milline võiks olla prompt nutika otsingu vibe koodimiseks? oskad sa nutika, soovitada? nutika otsingu vibe koodimiseks jah, et tegelikult vaata, kuna sa paralleelselt nagunii ai-d kogu aeg kasutad, sa võid ka lisaks otsingule mingeid muid prompte soovitada, et mida ka muudes akentes kasutada, et kui sul tuleb mõni hea mõte. ütle täpsemalt, mida sa mõtled? see prompti küsimus oli konkreetselt otsingu kohta, eks ju, aga ka muid prompte võid siukseid nutikaid soovitada. noh, tegelikult sa just rääkisid ka video töötlemisest, eks ju, aga jah, no võib-olla ma näitaks, et kuidas ma üldse tegelikult ise läheneksin sellele. et kui ma oleks nüüd kogu selle mõnes mõttes natukene võib-olla ka Hive'il vestluse praegust nagu ära kuulnud ja mõelnud, et oot, et kui ma tahaks nüüd nagu kuidagi sellega nagu edasi liikuda, et mismoodi ma nüüd hakkan ise neid asju nagu rakendama, siis ma teeks selle, et noh, mul on siin, nagu ma ütlen, et ma tegin selle projekti, kuhu ma panin selle materjali siia juurde. ütleme niimoodi, et ma panen siia juurde ka selle presentatsiooni, mida me praegust vaatame. minu järgmine samm oleks tegelikult see, et ma lähekski sellise promptiga, et kuule, et ma tahaks hakata neid soovitama ja mis oleks meil loogiline tegevuskava. ja laseks nagu mudelile pakkuda. mudelil pakkuda, jah. ja siin saab minna nagu noh, ma ütlen, et ma oma igapäevasel kasutusel ma olen palju rangem ja palju detailsem. et, 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 et oma ootuste suhtes ja ma lasen tegelikult mudelil hästi palju ka ise neid prompte juurde kirjutada. või nagu ma kasutan mudeleid palju promptide kirjutamiseks. vaatan, kas see Sports Pro on siia tulnud. noh, siin on jälle paar asja, mida ma näen, et kohe ei ole hästi teinud. aga kui ma siin ta nüüd ära publishin. noh, kellelgi on mikrofon sees, palun. kellelgi on mikrofon sees, jah. millegipärast tahtis, et tegi mulle sisse logimisega. oota ära. teeme ilma sisse logimiseta. nii.
nüüd peaks, siin oli küsimus lihtsalt see, et ma näitaks seda veebilehekülge, mis ta nagu tegi. noh, see tuli praegust, ütleme niimoodi, suht elementaarne, ma eile tegin siin korra, mängisin ühe teisega, ma korra vaatan siin tagasi, back to workspace. siis mul tuli, ütleme, selline rakendus. aga noh, jälle selline hästi lihtne, noh, mina ise ütlen, 5 minutiga tehtud asja kohta täitsa hea algus, millega edasi liikuma hakata. ja, aga täitsa toimib 5 minuti kohta, eks ju, et väga ja, okei ju. et tead, üks küsimus on veel vahele jäänud, et kas on olemas valmis lahendusi, mis võimaldavad e-poele lisada funktsionaalsuse, mis aitaks külastajal vestluse käigus leida just talle sobivad tooted, et sisuliselt chatbot'i mõeldakse, mis küsib, et mida kasutaja otsib ning pakub siis vastavalt sellele talle tooteid. et kui on, et siis oskad mõnda soovitada? Valmis lahendusi just. no neid on päris palju ja, no ja kas sa julged mõnda soovitada ka? selles suhtes ei julge, et vist on nüüd hilja seda disclaimer'it öelda, et kuna ma ise väga e-kaubanduse inimene ei ole, et siis ma neid lahendusi väga katsetanud ise liiga palju ei ole ja selles suhtes on mul nagu keeruline soovitusi öelda. et noh, minu soovitus olekski selline keelemudeliga suhtlemise või guugeldamise tasandil. et on igasugustel Shopifydel ja kõikidel teistel, et noh, ma ütlen, et kui ma tegin siin natukene taustauuringut selle kohta, siis neid lahendusi ja rakendusi tuli päris palju, ka analüüsi nende rakenduste kohta. et ma teeks pigem selle kodutöö. või teine pool jälle, et niimoodi, kuidas ma näitan siin, et noh, et kui ma tulin siia, ütlesin, et mis see tegevuskava oleks, eks, siis järgmine küsimus siin võikski olla see, et tee mulle deep research prompt. noh, näiteks 17. märts Baltic e-commerce Foorum, mida me ise korraldame, seal on näiteks Bloom, Reach ja Lupar Church ja sellised ettevõtted täitsa olemas, kes pakuvad valmis lahendusi, aga ma tean ka, et päris paljud alates Portlandist ja Zalandod ja kõik, kes muud kasutavad seda, aga noh, need on lahendused, mis kahjuks küsivad 3 kuni 10 000 kuus, eks ju, et on kahjuks need valmis lahendused tihtipeale, mis ka toimivad, on spetsialiseerunud ikkagi suhteliselt suurtele ettevõtetele. et neid on kallis pidada, et kui OpenGlow on veel liiga riskantne, siis mis oleks tänane parim valik assistendi loomisel? assistentide loomisel mina liiguks lihtsalt keelemudelitega. okei okay., sa oled täna päris palju seda maininud just ka eelmisel küsimusel, et pigem ikkagi ka selle otsingu ja soovituse koha pealt, et siis ikka vestlusakna, et ikkagi keelemudelid võtaks kõrvale sinna. jah. okei okay. no siin on nüüd jälle, et ma tegin vastamaks sinu küsimusele, et ma ütlesin, et tee mulle deep research prompt, kuna ma tahan nagu süsteemsemat ülevaadet kõige selle kohta, mida ta praegust teeb mulle. siis ta teeb mulle selle prompti ära. noh, väljundi formaadid, kõik sellised asjad, et kui ma võtan nüüd näiteks selle prompti, noh, deep research'ina ma olen harjunud ise, kõige rohkem ma kasutan Geminit, mulle millegipärast meeldib, kuidas ta iseseisvalt teeb seda research'i päris hästi. et kui ma tulen siia sisse, ütlen, et tegelikult ma teen selle jaoks nüüd fast'i praegust. et
ma ei tea, et kui te ei ole deep research'i kasutanud, siis see on põhimõtteliselt lahendus, et ta annab, võimaldab ette küsida siis detailse küsimuse, mille baasil ta siis ise nagu mõtleb läbi, et kuidas seda uuringut läbi viia, et mis sammud teha, siis ta korra kinnitab selle minuga üles, ma ütlen talle, et alusta uurimistööd ja siis ta põhimõtteliselt läheb oi-oi, mis mõttes. ma sellist asja pole ammu näinud. Sellist asja ma ka ausalt öeldes ei ole näinud. Gemini ütleb, et server on ülekoormatud, aga see näitab seda, kui palju kasutatakse, et jaa, et ta teeb mulle siis nagu ai tööriistade uuringut. okei, et see on, aga ma võin ka sama promptiga minna kohe ChatGPT-sse, et öelda, et mine thinking. Öelda, et ta teeks nagu sama asja, et põhimõtteliselt siin saab nagu sellise sisuka lahenduse ja vastuse kätte. see on et päris seda, hea. seda kodutööd teha. seal tuli päris palju valikuid. ja, tead, aga näita lõpetuseks veel palun seda Base44 tehtud veebilehte. seda küsiti ka. jah, et see on see veebileht, mis siit tuli. Ja siin ma saan nüüd promptida ka see oli niisugune 5 minuti töö põhimõtteliselt. jah, ma ütlen jälle, ma mõnes mõttes meelega teen neid hästi lihtsaid prompte siin. ja see on see koht, et võib-olla kui ma nüüd 2 minutiga ma siin võtan kokku, et miks seda kõike täna tegelikult teha ja miks nendesse teemadesse sukelduda, siis ikkagi väga järjest rohkem levinud arvamus on see, et see üldine tehisintellekt on saavutanud sellise taseme, mida peetakse juba selle üldintellekti alguseks. et kui siin vaadata meditsiinis, õigusabis, teaduses, paljus muus, et kuidas meditsiinis need mudelid diagnoosivad haiguse paremini kui tipparstid. õigusabis mudelid teevad advokatuurieksamid USA-s näiteks paremini kui inimesed teevad. tehisintellekt täna juba lahendab matemaatilisi probleeme, millega inimesed on nagu aastakümneid ja sadu juurelnud, et need arengud on täna nagu meeletult kiired. ja ma küsin lõpetuseks sellise lihtsa, kuid intrigeeriva küsimuse, et sina, kes oled 30 aastat nüüd tehisintellekti ja tehnoloogia sees olnud, et kui nüüd näiteks üks täitsa keskmine Eesti e-pood kutsuks sind appi, et kuule, tule nüüd appi ja mis, et hakkame nüüd ai-d rakendama, mis see esimene asi oleks, mille poole sa vaataksid või millest sa alustaksid, et või kõige olulisem, kas see on tootekataloog, kas see on nüüd vestlusaken või otsing või millest sa alustaksid või mida sa kõige nagu olulisemaks peaksid selles ettevõttes, et ma tean, et see on niisugune loll küsimus, ja raske vastata, aga mis on kõige olulisem, kas toote pool või siis kliendi suhtlus või hoopis tegelikult kus võib-olla kõige vähem tähelepanu pööratakse, on ka check-out, eks, aga mis see kõige olulisem võiks sinu arvates olla või millest sa alustaksid? No mina tegelikult hakkaks kaardistama nende 7 nagu tööriista või vaate lõikes, et kus me täna nagu oleme ja kuhu kõige rohkem nagu tähelepanu pöörata. Okei, sa teeksid ikkagi kaardistuse, ja siis vaatad sealt tulemuste põhjalt, et kuhu peaks kõige rohkem tähelepanu pöörata, okei. Ja noh, kindlasti on, et omanikul või arendajatel on oma selline kõhutunnetuslik, et kust nagu antud hetkel king pigistab või mis kõige rohkem tähelepanu vajab, vaataks kohe ka selle, et ma ütlen, mis täna on selline kõige keerulisem probleem.
Noh, ma ütlen, et siin erinevate ettevõtetega suheldes, et ma olen ka näiteks inimesed ütlevad, näed, me veedame tunde seda, et meil tuleb mingi inglisekeelne tootekirjeldus, siis meil inimesed istuvad lihtsalt päevad läbi, ainult tõlgivad neid ühest keelest teise. noh, et seda täna teha käsitsi, ma nagu kohe üldse ei näe põhjust. et Mhm. ja teine pool on, et ma nagu hästi kiiresti küsiks ka nagu selle portata küsimuse suhtes, et oota, et mis meil see strateegiline vaade nüüd on. et selles muutuvas maailmas, kus ostmine läheb järjest rohkem agentseks, et kuhu me oma poega või kus me tahame oma poega nagu 3 aasta pärast olla, kus me näeme, kas meil see ärimudel on 3 aasta pärast alles ja siis vaataks kogu selle tehnoloogilise poole üle, et mis tehnoloogiaga see on täna tehtud, et kas see on piisavalt kaasaegne, kas ta võimaldab tegelikult nendel agentsetel otsingutel tooteid, teenuseid leida. Mida me saame teha, et siin paremat seda dünaamilist otsingut sisse tuua. kuidas me saame selle ostuprotsessi kliendi jaoks lihtsamaks teha, kõik sellised küsimused. Nagu ma ütlesin, tootekanali, tootekatalogi andmestiku analüüs, et kas meil andmed on tegelikult üldse õigesti sees, mis vead meil seal võivad sees olla, kõik sellised asjad. ja ka see, et noh, see kultuuriline pool, kuidas mu pood on, vaatab tulevikule vastu ja see meeskond, kes mul täna on ja selle meeskonna ülesehitus, et kui palju mul klienditeenindajaid, palju mul on arendajaid, palju mul on juhtkonda, palju mul on sisseostuga ka tegelevaid inimesi, et kas see on see mudel, mis on jätkusuutlik ka homses päevas. Kõlab väga, väga ausalt ja täpselt nagu nii on. Mul ei ole ka vist ühtegi tuttavat, kes täna ei kasutaks lihtsalt kasvõi chati, et kui on vaja jooksujalanõusid, siis küsitakse, eks ju, et millist sa soovitad ja kus sa soovitad, et noh, ega see Google'i Mhm. otsing on ka, mis on siiamaani kogu aeg olnud A ja O, aga nüüd juba peaks chati peale mõtlema. See on selles mõttes õige point sul, et mida nagu 3 aasta pärast noh, et milleks 3 aasta pärast valmis olla, et ega ma olen ka arvan, et ega 3 või 5 aasta pärast ma ei ole kindel, et Google Ads üldse kõige olulisem on ju, et ilmselt on ai hoopis otsing ja praegu tuli ka üks küsimus on ju, et kas Google Ads üldse nagu panustada. täna kindlasti on ju, aga peaks tegelikult ai sinna kõrvale võtma, sest 2-3 aasta pärast minu tunnetus on ka see, et pigem sul bot'id ostlevad või siis vähemalt chati otsing on olulisem kui Google'i otsing on ju, et ja see on tegelikult täna üks suurimaid teemasid, et kuidas see Google Ads revenue, kuhu see nagu ümber läheb, et OpenAI just ju ütles, et nad hakkavad selle ChatGPT juurde otsingut panema just. tasuta versioonidele ja kõigele sellele, et see kindlasti vajab nagu vaatamist. OpenClaw liiga riskantne, mis tänasel parim valik assistentide loomisel. Claude Code, OpenAI see, mis ta nimi nüüd oli, ei tule praegust, Cloudex või teised rakendused, noh, jälle, kui seda OpenClaw erinevust selgitada, OpenClaw on lihtsalt see, et see on nagu agentide valik või millele anti väga palju õiguseid ja väga vabalt, et see on see koht, et kõiki neid tehnoloogiliselt, ütleme, et kõik see, mis on OpenClaw-s on olemas, sa saad seda teha ka palju lihtsamalt ja palju lihtsamate assistentide, kõikide nende asjadega. seal on lihtsalt see, et seal on kogu see komplekt on nagu kokku pandud ja antud ka sellele komplektile väga palju õigusi, väga palju erinevaid asju teha. et kuna meil on aeg juba ümber, minul on aega veel küsimusi vastata või rääkida, et aga igal juhul inimestel, kellel ei ole aega, siis ma olen hästi tänulik juba selle tähelepanu eest ja samas, nagu ma ütlesin, et mul on praegust veel aega ja küsida võib kõike. näiteks see küsimus, et lasta Base44-ga olemasoleva veebilehe ümber teha. saab küll jah, sa saad sinna importida koodibaasi sisse ja siis lasta tal selle kallal tööle hakata. teine variant jälle, ma ütlen, et kohe, et importida ta Cloud Code'i sisse
ja tegutseda seal edasi, et saab. loomulikult seal on mingid teatud piirangud ja täpsustused, kus ma nagu jälle ütleks, et ma siin laseks ikkagi ka nagu arendajad ja tehnoloogilised eksperdid ise seda ka üle vaatama või seda protsessi ka täpsemalt jälgima. Mhm. Slenilt tuli lõpetuseks üks hea õige küsimus ka, et kui agendid hakkavad reaalajas parimaid pakkumisi otsima, kas see ei kahjusta konkurentsi, siis muidugi kahjustab. ja hästi palju, mul endal on hästi palju ja liidul on murekohtasid just ka turvalisuse poole pealt, et ka praegusel hetkel, et kuidas need agendid ostavad ja sinu eest ostavad ka, et kuidas ta ei satu fake lehele ja kuidas ta seda ära ei tunne ja kuidas pahalased jutumärkides ei hakka su kontot tühjaks tegema. siin on hästi palju ka sellist turvalisuse küsimust, et see kõik on selline arengujärgus veel aga noh, õige on see, mida tegelikult ka Lembit välja tõi, et noh, praegu peaks valmistuma selleks, et noh, kindlasti see chati ja ai otsingud tulevad Google'ile ja Google Ads'ile tugevalt kõrvale, et ja peaks kasutama tööriistasid, et kui vaadata ka suuri rahvusvahelisi, noh, Zalando on selles mõttes lihtsalt üks näide ka, et kuhu minna, et kus on juba näha neil enda arendatud ja kuidas kasutatakse tööriistasid, et juba soovitatakse sulle, milliseid riideid valid näiteks, et tulevad jõulud, et milliseid outfit'e võiks mulle sobida vastavalt sinu suurusele ja tüübile ja sinu ostuharjumustele, et noh, kõik see tegelikult tuleb sinna nii tugevalt juurde ja ta on nii ai-ga põimitud, et need tööriistad lihtsalt järjest rohkem üksteist kasutavad, et. jah, et ma ise ütleks ka samamoodi selle, et kahjustada konkurentsi kahe poolega, et kui see kasutajale läheb paremaks, siis need, kes sellega suudavad kaasa minna või kes seda suudavad pakkuda, et nemad on oluliselt konkurentsivõimelisemad. ja kindlasti noh, nagu igas eluvaldkonnas ja ma ütlen, et inimesed, kes kasutavad ai-d, on oluliselt konkurentsivõimelised, mitte ainult konkurentsivõimelisemad, aga üldse võimekamad oma tegevustes. et mina ütlen, et iga inimene, kes kasutab ai-d, on 3-4 korda vähemalt võimekam oma igapäevases ükskõik mis valdkonna kontoritöö see on tegevuses, kui need, kes ei kasuta, eks. et aga teine pool on jah, et seal jääb kogu aeg olema nagu samamoodi ka nagu täna ikkagi on ju see, et ausad ja ebaausad veebilehed ja e-poed ja nende tuvastamine. aga ka see on see koht, kus mina panustaks ai võimekusele eristada ära reaalselt töötav pood ja mittetöötav pood ja vastavalt tagasiside ja kõige sellele oluliselt inimese isiklikule võimele. ja kas sa Miku küsimusele oskad vastata, mina ei oska, et kas ai otsingu põhjaks on ikkagi seo nagu Google Adside puhul või hoopis midagi muud? See on tegelikult hea küsimus. no osaliselt on mudeli treeningu andmed, eks, ja mudeli treeningu algoritmid, mille baasil ta seda teeb. et tänapäeval tegelikult samas on ka seo seal hästi oluline komponent juures. et kui nüüd korra rääkida, mismoodi keelemudelid töötavad, et see tänane ChatGPT, mida ma kasutan, või Gemini, mida ma kasutan, tema on mingi hetk on võetud siis nagu kogu maailma andmestik, mis on siis elektrooniliselt saadaval või digitaalselt saadaval, siis selle peal on nagu jooksutatud programme, et mis siis saavad sellest andmestikust väga hästi aru ja loovad erinevaid seoseid. ja siis, kui sa nüüd selle treenitud mudeli kohta küsid küsimuse, siis tema on suuteline selle õppimise tulemusena andma sulle väga häid, väga kiireid vastuseid. aga samas see mudeli treenimisperiood läks lukku näiteks eelmise aasta, ma ei tea, kus ta ChatGPT-l täna on, aga tavaliselt see on olnud selline vähemalt pooleaastane periood, et kui täna küsida, siis see mudeli treenimine lõppes 6 kuud tagasi. ja mida ta siis teeb, et kui ma täna küsin talt küsimuse ja tahan küsida, et nagu, mis on siis nagu veebruari lõpus 2026 kõige uuem informatsioon, siis ta kõigepealt käib oma mudeli läbi, ta võtab vastuse oma mudeli pealt ja siis ta läheb, teeb veebiotsingu ja sellele vahepealsele ajale. ja siis ta liidab need 2 tulemust põhimõtteliselt kokku ja selle sümbioosina ta annab siis vastuse mulle veebruari lõpus 2026 seisuga. et seal on mõlemad on olulised, see informatsioon, mis on varem mudelis sees olnud, aga arvestades, et varem mudelisse sisse läinud informatsioon
on ka ikkagi väga palju mõjutatud sellega, kui hästi sul search engine optimization on nagu optimeeritud ja mismoodi andmestik, informatsioon ja struktuur sul on nagu kättesaadaval olnud, siis seal on ta niikuinii juba oluline. Ja samas ta lisab sellele siis ka juba värskelt nagu otsingumootoritest tuleneva info. Et selle nurga alt, et SEO oma väärtust kindlasti ei mineta. Mhm. Ettevõte jah. tahab väga hästi AI otsingutest välja tuleb. See on selline koht, et kus ma nagu ma ütlen, et see on nagu hästi palju tähelepanu saav valdkond. Ma soovitan selle kohta lugeda, otsida, vaadata. Ma nagu isegi kiiret vastust ei oskagi öelda. Minu kiirem soovitus on see, viia sellega ja ai arengutega ennast väga, väga hästi kurssi. Kuulata podcast'e, vaadata Youtube'i, vestelda keelemudelitega, et nendes teemades ise kodus olla on minu parim lahendus. Ja see ongi võib-olla ka see koht, et kui üks selline läbiv asi, mida ma siin ütleks, mida te näete nagu mu enda kasutuses, et ma hästi kiiresti lähen kas Claude'i juurde või Gemini juurde ja ütlen, et näed, et see on see lihtne küsimus. Anna mulle süsteemsem vastus, kuidas läheneda, kirjuta mulle see prompt, teine, kolmas, neljas. Parim soovitus on see, et õppida, kuidas väga head koostööd hakata ai-ga või masinintellektiga tegema ja kuidas tuua ta ka oma organisatsiooni sisse nagu tõelise partnerina. Mhm. Igal juhul aitäh, hea meelega lobiseks edasi veel kasulikul infol, aga mul endal tuleb nüüd järgmine asi peale. Igal juhul suur tänu osalejatele. Minu poolt ka suured Ja tänud. Tundus, et vahepeal võib-olla ma läksin nagu 1000 erinevasse suunda korraga.